No see kahtlemata on probleem, et inimesed tegelikult peaksid tarbima toimetatud sisu ja saama aru, mis on toimetatud ja toimetamata sisu vahe. Et tasuta kättesaadav on meil Eesti Rahvusringhääling kindlasti. See on toimetatud sisu, aga ka seal on ju alailma tekivad meil üles küsimused nende maailmavaatest, et kas ERR-il tohib olla maailmavaade, eks ole, et nad püüavad selle poole, et ta oleks neutraalne, aga on inimesi, kes kahtlustavad, et ERR-il siiski on maailmavaade, kusjuures neid on nii liberaalsema kui konservatiivsema tiiva pealt, nii et päriselt vältida seda ei saa. Ja kahjuks väga suur hulk toimetatud sisu on tasuline ja sellel on põhjus. Toimetamine ongi kallis ja see maksab. Keegi võtab vastutuse selle eest, et ta midagi esitab. Ja muidu ka aitaks kaasa, kui see toimetatud sisu ja päris ajakirjad suudaksid päriselt lahus hoida siis selle kollasema ja selle tõsisema, selle sisulisema oma esilehtedel. Seda ei ole üldse suudetud. Et see kindlasti hävitab ka usaldust tegelikult toimetatud sisu vastu. Kui sa seal kõrval näed sisuturunduses mingisuguseid tõestamata kasulikkusega toidulisandeid või sul on lihtsalt kõrvuti kaitseministri pilt ja suur pilt kellegi tagumikust, kuhu on kirjutatud, kus on juurde kirjutatud vabane lihtsalt tselluliidist, et ma olen näinud sellist asja, mul on see nagu ajule kirjutatud. Et toimetatud sisu on see, mida saab usaldada ja Eesti inimesele palun, Eesti Rahvusringhääling.